Tere, Peeter, ma pöördun poole 5. korda. Kuhu jäi põsane? Tere päeva. Ma helistan. Las ta helistab mulle Ma palun väga Unusta oma argimured ja asu kuulama, sest Eesti omapäraseim taskuhääling vallutab nüüd kõik vabariigi helikandjad. Stuudios on Peeter Võsa ja Sander Valge ning see on podcast Patrullnokad. Ja tere tulemast järgmisesse Patrullnokkade episoodi. Peeter. Tere tulemast ja röganokad jälle eetris. Röganokad jälle eetris. Peeter, sinu suur unistus on täitunud. Täna on meil külas siis üks naisterahvas, kelle käe alt on läbi käinud, ma julgen öelda, tänaseks päevast kindlasti rohkem kui 30 000 Eesti inimest. 33 000. 33 000. Tere ja nüüd sa õpetad mind vana inimest ka seksima. Tere Peeter ja tere Sander. Tead, me oskame kõik seksida, aga vahe on lihtsalt väga suur selles, et kas me teeme seda teadlikult. see oli väga raske ohe. Peeter, ma ei ole mõelnud selle asja peale niimoodi. Ma küsiks võib-olla kohe Peeter alustuseks, mida sinu jaoks tähendab teadlik seks? Ma tean, kellega seksin, et see toimub kaine peaga. Kindlasti alkohol naudingute juures mängib rolli, eriti naistel, kui on nagu probleem ennast vabaks lasta, siis alkohol teeb natukene neid lustikumaks ja võtab ära mingisugused hirmud ja piirangud, aga teadlik seks kui selline tähendab seda, et sa oled 100% kohal. Aga kaine peaga ongi võimalik kohal olla ju. Jaa. Aga... Ja esiteks ja teiseks ma ei tea, mind küll purjus naised väga ei sütita. Jaa, ega purjus nagu naine kindlasti ei sütita, aga vaata vahest nagu 1-2 pokaali mõnele naisele mõjub vägagi vabastavalt. Et kui nad muidu püüavad olla mingites raamides, siis pärast kerget kokteili nad tunnevad ennast vabamalt. See on nagu keskmise Eesti mehega, kes läheb klubisse, siis muidu on puujalg, aga peale ühte kokteili liigub natuke nagu elassemalt. Naistega siis tähendab sama, muidu nad üritavad näidelda kedagi, keda nad ei ole, käituda nii, nagu nad tegelikult ei oska, rääkida sõnu, mida nad ei valda, tunda tundeid, mis ei ole nende omad, eks ole, ja siis kui nad täis lakuvad, siis tundub, et kõik on ilus. Ma ei tea, purjus naine on väga kole naine. Õnneks neid on muidugi vist jäänud tänapäeval natukene vähemaks, sest et inimesed, vähemalt minul on, kes klubipidajad tuttavatest on öelnud, et alkoholimüük on viimaste aastate jooksul olnud ikka väga madalal, et sellist asja nad pole näinud. Mul on elus sama etapp olnud, kus ma ka proovisin alkoholikaubanduses kätt ja tuleb tõesti tunnistada, et meie noortega on midagi juhtunud, aga see, et nad oleksid, see, et alkoholi joomine on lõppenud, see on tõde, aga et kõikidest meelemürkidest oleks lahti öeldud, ei, seda ei ole. Vaat seda ma tahtsin sinna samma jõuda, Peeter, mis ütles, et pigem on see, et alkoholi juuakse vähem, aga meelemürke kasutatakse rohkem. Ja iseenesest ma saan aru ka, et kui ma ikka lähen Raekoja platsi ja ma ei ole käinud sealt. Kas see õlle hind oli eelmine aasta vist 9 või 10 eurot isegi väikeseks toop? Ma lähen Raekoja platsi, ma lähen vanalinna pidusse, minu käest küsitakse, kurat võtaks 9 eurot mingisuguse õlle laga eest, mis ei tee täis, mis vaeva põit ja miks ma peaksin seda jooma mitu, 10 õlli teeb täis ju. 100 euri. Aga see ongi lõbu rikastele. Aga väike tablett maksab ainult 7 eurot. Seda mina ei tea. Seda mina ka ei tea. Need andmed mul puuduvad. Ma nii vähemalt olen kuulnud või saanud aru sellest asjast. Okei, no ühesõnaga see siletab nii mõndagi. Aga rääkides käesolevast aastast 2023 sepp, alustuseks äkki võib-olla teed sellise, ütleme nii, et ilmaennustuse nagu saatele kohane, mis siis on praegu trendid nii vallalistele kui suhtes olevatele, mis on selle võib-olla kevade kõige suurem tähtsam teadaanne, mida peaks teadma üldse? Just nagu kõige tähtsam üldse, kas ma olen suhtes või ma ei ole suhtes, on see, missugune suhe mul on iseendaga.
Vot see enesest arusaamine, kes ma olen, on pigem see, et inimesed tahavad selleni jõuda. Et võib-olla oleks hea nagu kõik maskid eest ära võtta ja vaadata peeglisse, miks mu elu on täna selline, miks ma olen sellises kohas, miks ma elan sellist elu, miks ma olen sellise kaaslasega koos, et see valetamine iseendale võiks ära lõppeda. Ausus. Ausus on ühesõnaga kõige olulisem. Aga palju on üldse tegelikult, ma arvan, et sul on ka läbi aegade koolitustelt läbi käinud inimesi enam-vähem umbes oskad öelda, palju on selliseid suhteid, kus tegelikult ollakse lihtsalt endalegi teadmata lihtsalt kohustusest koos või siis, et keegi ei oskagi nagu lihtsalt niisama olla? Minu koolitustele need inimesed enam ei tule, sellepärast et nad on käega löönud ja nad ei viitsi enam sellesse suhtesse panustada. Pigem tulevad need, kes on värskelt suhtesse läinud või siis on olnud koos just sellises kohas, et lapsed on kodust välja kasvanud, aga midagi veel on. Aga võt nüüd tahaks seda kõike uuesti nagu kogeda, et liblikad oleks kõhus ja kirg ja torm ja rohkelt naudinguid. Et ühesõnaga liblikaid on võimalik tagasi tuua. Ja muidugi on, aga see eeldab, et mõlemad pooled panustavad, mitte see, et üks ainult ja teine ootab. Kui ma ei saa suhtelt seda, mida mina soovin, siis ma ei saa öelda, et mees on nõme ja vastik. Vaata peeglisse, mis on sinu sisend, mida oled sina sellesse suhtesse andnud. Kuskilt ma lugesin ühte artiklit ja seal pandi sind ja siis ma ei mäleta veel kedagi, äkki oli Ants Rootslane ja seal oli veel inimesi täiesti erinevatest eluvaldkondadest. Ja ma saan aru, et ühendavaks jooneks oli valitud see, et teil ei ole akadeemilist diplomit erialal, mida te esindate. Tead, see on nii hea küsimus. Mis allikast te hangite oma informatsiooni? Mina ei ole terapeut. Mina ei ole seksiekspert. Ja minu teadmised tulevad läbi kogemuste. Meil ülikoolis akadeemilise hariduses ei ole võimalik omandada seda, mida mina täna jagan. Mina ei tee oma tegevusega mitte ühelegi inimesele kahju. Me ei vaja teadust selleks, et seksida. Me vajame teadlikkust selleks, et seksida. Ja see, mida mina jagan, mul ei oleks koolitused välja müüdud, kui ma teeksin inimestele kahju. Ja tänaseks ma olen tõesti 8 aastat teinud neid koolitusi. Ja järjest nooremad ja järjest vanemad, et ütleme, vanus 12–80 on need, kes käivad mul koolitusel. Meil ei ole ei põhikoolis, ei gümnaasiumis, ei ülikoolis sellist infot, mida mina jagan. Ja kus see tuleb? See tuleb läbi kogemuste. Ehk ma olen loonud midagi, mis inimesi kõnetab, mis päriselt magamistoas töötab. Seal ei ole vaja teadust, seal on vaja teadlikkust ja oskusi. Huvitav, ma ei ole sinu koolitustel käinud. Mina arvan, Peeter, et sina mina peaksin käima. Ma pean sulle tunnistama, et ma olen elus üsna palju asju näinud. Ihusilmaga. Seksist, sünnist, surmani kuni isegi selleni välja, kuidas Keskturu väravas proua ja 4-jalgne loom ühte heitsid. Mida minusugusel veel õppida on sealt? Tead, isegi kui sa nagu kõike tead, siis see koolitus, mis ta tavaliselt inimestega teeb, ta võtab ära selle häbi. Ja ma ütlen ausalt, et mind on rünnatud, et seesama artikkel, millest sa räägid, et me räägime seal, ma ei hakka neid nimesid nimetama, et ta teeb 2 korda aastas seda. Ja ma ei lase sellest ennast mõjutada, sellepärast, et inimesed otsustavad, mida nemad vajavad. Ja täna ma olen näinud seda, et minuni jõuavad inimesed ja see muudab nende elusid. See 4 tundi muudab nende elusid. Nii et sina ei õpeta mitte inimesi elama, ei ütle, et jäta see maha või mine tee mingeid rituaale. Mina ei ütle, et kohvrid ukse taha, vaid mina ütlen seda, et kui sa... aga seksige hästi teadlikult, hästi ilusa, puhta hingega, hästi südame tasandil. Kui te puudutate, ole ise see puudutus, kui sa kallistad, ole ise see kallistus, kui sa suudled, ole ise see suudlus. Ehk anna endast tingimusteta. Ja me peame selleks ise ennast armastama, väärtustama selleks, et me saaksime seda kõike jagada. Ja mida ma inimestega teen, nad ütlevad ka, et nad pole elu sees tundnud, et seksist saab rääkida nii vabalt. Ja see on nii normaalne ja see on nii ilus ja see on nii imeline. Need mehed ja naised, kes seksivad nagu loomad, sorry.
siis nad ei saa aru, miks ma seda teen, aga nad ei ole kunagi kogenud neid ilusaid, võimsaid, sügavaid, kauakestvaid, orgasmilisi, eluessentsilisi naudinguid. No, ütleme, et tegelikult seks eraldi võttes, jah, tõesti, on seks asi iseenesest, aga seks on ka, ütleme, ühiskondliku hierarhia toimimise vahend, näiteks vanglates, kes keda peksab, kes kellega seksib, kuidas seksib, kus kohas ja millisel moel. Aga see seks... kõik sätib need inimesed redelipulkadele ja eks ka elus ole ju niimoodi, eks ole, et on neid mehi tuhvlialuseid, kellega naine elu läbi toimetab nagu tahab ja on vastupidi neid juhtumeid, kus siis naised käivad, nutavad silmi peast välja, ütlevad, see on täielik siga, aga võta näpust, inimesed oleme me kõik, ei ole sead. Ja, aga ma arvan, et see ongi see ütleme nagu arusaamine elust, et aga miks ma lasen endaga niimoodi käituda või miks ma olen sellises suhtes? Mina arvan, et me ei pea olema sellises suhtes, kus meil on põrsaga koos olemine või ma lasen endaga käituda nii, et ma tunnen, et ma ei ole väärt mitte midagi. Ja seksuaalenergia akadeemilises hariduses, seda ei käsitleta sellisel kujul. Et minu teadlikkus põhineb ütleme, tuhandetel aastatel vanadel igiteadmistel, eks ju, kui me räägime siin seksuaalenergia väest, siis seda on meis kõigis inimestes olemas. Aga nii kirik kui religioon on teinud kõik selleks, et see oleks ohjatud. Hakka või kartma. Ma tõsiselt pean Eesti naistest palju rohkem kui ükskõik mis teise rahva naistest. Tead miks? Eesti naiste rahvariietel on lisaks vöö peale pandavale nõelatupele, kus on vägagi teravad ja töökorras nõelad, on ka nuga. Rahvakeeli nimetatakse küüneks. Naine ei riputanud endale asju vöö peale, mida ta kasutada ei osanud. Eestis on naine läbi ajaloo otsustanud, kes temaga seksib. Ja kui naise tahtele vastu minnakse, siis ei ole mingit põhjust arvata, et vanasti naised seda nuga kasutada ei osanud. Et sa siis propageerid sellist, ütleme, emast vägivalda või? Kuidas sa sellest minu jutust said niimoodi aru saada? Tuhandete aastate kogemus, mis sinust kõneleb, ma sellepärast küsisin. Et me räägime seksuaalenergiat, mis on olemas nii meestel kui naistel. Ja nüüd on nagu väga suur vahe selles, et kas see seksuaalenergia juhib meie elu ja me oleme nagu instinktiivselt nagu loomad või me oleme teadlikud selle väest ja me kasutame seda väga ilusal ja puhtal moel. Sest see tuleb 2 erinevast kanalist ja sa saad seksuaalsetest naudingutest kogeda seda, kus oled sina ise oma mõtetega, oma energeetikaga, oma vibratsiooniga. Ja kui sa oled nii ilusas, heas kohas, siis seks on niivõrd meditatiivne, seks on niivõrd tervendav, seks tasakaalustab sinu vaimset, sinu füüsilist tervist, õnnehormoon, serotoniin, oksüdatsiin, sellel on tuhandeid võimalusi läbi selle, kui sa oskad seda kasutada nagu enda hüvanguks. Ja kui sa ei ole teadlik sellest, siis sa lihtsalt rapsid oma elu ja sa kulutad seda mõttetult. Minule on meeldinud see, et mina olen oma elu üles ehitanud puhtalt läbi seksuaalenergia teadlikkuse. Minu elu on nagu, ma ütlen ausalt, see on nagu muinasjutt. Sellepärast, sest ma olen niivõrd peensusteni ta välja timminud. Minu päevas ei ole ühtegi inimest või olukorda või situatsiooni, mis mulle ei sobi ja ei meeldi, ma valin oma elu ise. Õige. No nii nagu tõeline Eesti naine. Ma siin selles mõttes, et Ekspressi ja Delfi loost rääkides huvitav, mille pärast on selline tendents nüüd tekkinud, kuidas see on nagu nõiajaht on see. See on nagu nõiajaht ja see tundub, et sellised mitte, et ma olen täiesti nagu erapooletu, aga lihtsalt on mingisugune grupp ajakirjanikke, kes lihtsalt on võtnud ette, et me peame alternatiivse, või mitte isegi mitte nagu alternatiivse, vaid natuke need inimesed, kes julgevad rääkida
need lihtsalt maatasa tegema, aga teisest küljest nad ei anna endale aru sellega, et see tegelikult on ju ainult puhas reklaam ja inimesed, kes oskavad oma peaga mõelda, leiavad niikuinii tee ju selle juurde, mida nad päriselt tahavad. Iga reklaam, ütleme ka negatiivne artikkel on minu jaoks alati olnud reklaam. See töötab hästi. See töötab väga hästi. See töötab väga hästi päriselt, sellepärast, et inimesed ju näiteks minu koolitustel, ma ei ole sentigi kulutanud reklaami peale. See käib suust suhu, sellepärast, et kui need asjad ei töötaks, mida mina koolitusel jagaksin, siis inimesed ei käiks mu koolitusel. Jah, võin kinnitada, olen käinud, töötab. See päriselt töötab ja kui palju on tulnud läbi selle nagu inimesi tõesti tänaval ligi või kui ma olen kuskil seltskonnas olnud, kuidas nad tulevad, jagavad oma lugu, mis on nende paari suhtega teeb, siis mina küsin, miks meil ei ole koolis olemas sellist loengut, mis annaks noortele eneseteadlikkuse. Meil on sellised loengud meil ei ole, need on iganenud ajast arust, ma ütlen ausalt. Need LGBT reklaamid ja need käivad ju igas koolis juba lasteaeda. Tead, ma võin öelda, ma ei ole sellest väga rääkinud, aga ma võin öelda, et mina käisin kunagi Eesti Seksuaaltervise Liidu, Seksuaalliidu poolt oli korraldatud siis koolitajate koolitus. Ja mis seal toimus? Ma ütlesin, et palun tulge vaatama, kuidas teen mina oma loenguid. Nad ütlesid, sa pead seda koolitusmaterjali muutma, et see ei ole see. Ma ütlesin, et aga kuidas see ei ole see? Seksuaalsus on niivõrd plastiline, seksuaalsus on igal ühel niivõrd erinev. Meil ei saa olla ainult selle kohta ühte tõde. Ja mida mina olen teinud, ma olen andnudki selle variatiivsuse. Ja inimesed nopivad sealt endale välja, mis teda kõnetab. Põhimõtteliselt sina ei mõista hukka seda LGBT seltskonda või ükskõik keda. Ei, üldse mitte. Ka mitte seda EKRE liiget, kes käi storytallides hobuseid vägistamas. Ei, no, ütleme... Kõike tuleb teha teadlikult. Ei, see storytallide teema, see oli kohutav, on ju. See oli päris hull, jah. Aga mis ma tahan nagu öelda, et mina nagu selle... Ma ei lähe nende asjadega kaasa, sellepärast, et ma olen loonud täiesti uue koolkonna ja ma olen teinud seda nii teistmoodi kui kunagi varem. Ma olen üks naine Eestis, kes on jõudnud tuhandete inimesteni, et see koolituste maht, mida ma üksinda olen teinud, see on tohutult suur. Ja kuna ma olen saanud nii palju positiivset tagasisidet nendelt inimestelt, kes on minuga kokku puutunud, kas on need noored, kas on need teismelised, kas need on vanurid, kas need on vanamad, kas need on vanaisad, siis nad jagavad seda, mis on muutunud peale seda nende elus. Ja see on ülipositiivne. Ehk mind rünnatakse sealt, nad ei ole keegi käinud minu koolitusel, nad ei tea, millega on tegelikult tegu. Ja on olnud inimesi, kes on tulnud eelarvamustega ja pärast lõpus tulevad ja kallistavad, vaat nüüd me saama aru, miks sa teed. Kunagi, kui ma alustasin, siis ma julgesin ka välja tuua mõned arstide nimed ja ma sain sellest, näed, et nad kirjutasid mulle teppe, et ma olen ikkagi andnud mingisuguse vande, et see, mis sa teed, nagu, et me ei tohiks seda nagu toetada, aga tegelikult allhoovusena. Miks sa oma asju arutad inimestega või lased neil kritiseerida ennast, kellega sa oma asja ette valmistades läbi ei räägi? Mis sulle nende arvamus korda läheb? Et ma ei olegi lasknud ennast sellest arvamusest mõjutada, sest kui ma oleksin lasknud ennast mõjutada, siis ma täna ei teeks koolitusi. Ma tean, et ma teen õiget asja ja see näitab nagu minu koolituste külastatavust. Kui see oleks vale... Müts maha su meelekindluse ees. Kõik me peame väga meelekindlalt kinnitama, et me kõik ajame õiget asja, siis me ajame õiget asja. Jaa, sa pead ise uskuma, sest kui mina ise endasse ei usuks. Kes siis teine veel usuks? Kes siis teine veel? Ma muidugi selle sinu ründamise kohta võib-olla tooksin sellise kerge filosoofilise arutelu üldse välja. Ühest küljest maailm on ju, kõik me kinnitame, viimastel aastatel muutunud, meeletus muutumises. Kõik me kinnitame, et ühiskond polariseerub. Ainult kurjus, väga selgelt välja kujunenud pooled. Ühest küljest, kui ühiskond polariseerub, teisest küljest teadus jälle hägustub. Ma ei mäleta kunagi sellist aega, et oleks olnud võimalik minna ülikooli ja panna omal ise õppekava kokku oma 8. klassi hariduse baasil. Täna on see võimalik. Mine ja pane, õpi natuke matemaatikat, natuke laulu ja ma ei tea, kes sa siis lõpuks oled, eks ole. Teadus hägustub. Filosoofiad polariseeruvad. Need samad doktorid, kes ajavad inimesi süstlat peos taga vaktsineerima, teadmata, mis need tagajärjed või teades või valetades, need samad võtavad nüüd õiguse hakata ründama
oled sa kellelegi elu Sepp kurja teinud? ma mõtlen ma ei küsi niisama. Omast huvist. Omast isiklikust huvist. Räägi nüüd midagi jubedat. Sa ei ole ju oma koolitustel teinud kellelegi kurja. Seksi, kes seksivad nagunii. Ja, aga vaat see ongi see vahe, et need, kes mind ründavad, nad ei ole mitte kunagi nagu süvenenud. Ma käisin, see oli vist äkki 3 aastat tagasi, mind kutsuti Viljandisse, oli arstide poolt korraldatud väga suur üritus, kus ma olin külalislektoriks, kus mul anti võimalus rääkida Eesti tipparstidele. Miks ma seda teen? Tund aega hiljem oli moodustunud minu ümber arstidest tagasisidena, et kui kõik inimesed käiksid sinu koolitustel, siis nendel oleks töölt palju vähem. See düsfunktsionaalne paarisuhe lõhub ära meie vaimse tervise. Kõik algab 2 kõrva vahelt. Ma täiesti usun seda juttu, me pärast kirjutame PERH-i ja uurime välja nende arstide nimed, kes ütlesid, et Epp ajab õiget asja. Aga tead, see on hästi huvitav, sellepärast, et mul on ka enda väga lähedal on olemas arste, kes ütlevad, et Epp, me toetame sind, et me oleme mõelnud, et me tahaks ise kirjutada artikli sinu tegevusest, miks sa seda teed, sest mul on käinud väga palju arste, tipparste minu koolitustel ja nad ütlevad, nad ei saa seda avalikult välja öelda, sest siis tuleks hukkamõist teistelt arstidelt. Kas te kujutad ette, kus ühiskonnas me elame? Jah, see on nagu poomispuu. Mis selle imelikku on kõik, kes me kuskil konkureerime, kõik, kes me kuskile trügime, kõik, kes me elus midagi saavutada tahame, me oleme kõik teiste omasuguste vaenlased ja nemad on meie oma. Et pigem ma arvan, et siin on ühiskonnas vist tegemist sellise hästi suure kadedusega, siis ma olen öelnud, aga tehke järgi nagu päriselt. Võtke ja tehke järgi ja tehke veel paremini, kui oskate. Üldiselt tekibki inimestel kadedus siis, kui praegu me oleme sellises ühiskonnas, kus on iga teine ajakirjanik võtab lahti teatmiku, vaatab, näed, viimase kvartali käive oli see, teeme uudise, näed, just hiljuti nägin, oli eile vist oli, et näed, Brigitte Susanne Hunt sipleb rahas, et umbes teenis 3 kuuga nii palju. Ja siis sealt tekivadki sellised arvutused, näed, et teeb koolitustega nii palju, nii, puhas kadedus tegelikult. Jah, võib-olla on tõesti nii, et ma nüüd küll kõikide arstide nimesid ei mäleta, mulle mõni nägu on meelde, istub seal üks niisugune ja ma ei tea, palju ta palka saab, on ta nüüd kuskile valitud või osutunud ta valituks, juhatab seda nõukoda, võib-olla ei saagi väga palju palka ja siis loeb lehest lollusi, mida ajakirjanik on kokku kirjutanud ja mõtleb, et nii vist ongi. Epp Suslik ajab lumelabidaga raha kokku, et ma pean talle kätte maksma. See raha kuulub mulle. See üks põhjus näiteks, miks ma ei hoia oma koolituste graafikut avalikult, tegelikult avalikus ei tea, kui palju koolitus ma nädalas teen, sest nii kui koolitus täitub, kustub ära automaatselt. Nii kui koolitus täitub, kustub ära automaatselt. Ja näiteks mul on väga palju ju koole või näiteks noored kirjutavad mulle Instagrami, et Epp, tule meie kooli. Palun tuleme, tahame seda noorte teadliku seksuaalhariduse loengut. Siis ma olen öelnud, et mina ei saa ise tulla, et kooli juhtkond või klassijuhataja või keegi õpetajatest peab minuga ühendust võtma. Ja siis on olnud see, et noortelt tuleb vastus, aga kooli juhtkond keelas ära. Me ei tohi tulla, sa ei tohi meie juurde tulla. Ja siis ma mõtlengi, kus sajandil me elame. Ja nüüd ma alles käisin, oli siin samas Raasiku põhikool, kus mul, ja üks kool oli veel, nüüd Aruküla ja Raasiku põhikool oli kokku tõstetud, pea 300 noort oli saalis, õpetajad ise kuulasid. Üks õpetajal, tal oli konspekt, ta konspekteeris, mida mina rääkisin. Naispedagoogidel pidi olema jube suur vajakajäämine seksi osas. Ja siis et äkki ta tõesti pani kirja ja mida kuidagi teha kuskil, kui ta ühe mehe peaks mingil moel endale saama. Ja siis ma rääkisin pausil nende tüdrukutega, kes sinna nagu 15 minutit oli paus ja nad rääkisid, et miks meile koolis ei ole nendest asjadest räägitud. Et ma rääkisin nagu tõesti peensusteeni, nagu kõik see, mis puudutab mehe-naise suhet, mis puudutab vahekorda, mis puudutab hügieeni, nagu nad said sellise info 2 tunniga, mida nad, ma võin öelda, terve põhikooli jooksul nad ei saa. Nii et miks nagu takistatakse tegemaks midagi, mis teeb inimeste elu paremaks, mis teeb ilusamaks, mis paneb sind ennast rohkem väärtustama, mis paneb sind rohkem ennast armastama, endast lugu pidama. Ja siis öeldakse, et ma teen kahju.
aga need, kes on need näpuga näitajad, pigem on see, et nad iseenda elus ei ole julgenud teha õigeid otsuseid, sest mina käin nagu nii selgelt oma teed ja las koerad auguvad, mina liigun ikkagi edasi. Nii et põhimõtteliselt, kas ma olen, igaks juhuks kontrollin üle, kas ma olen õigesti aru saanud, sina oled seksi propageerija Eesti Vabariigis. Jah, selles suhtes nagu, sest õnnelikus paari suhtes, nagu me ei saa seksi üle tähtsustada. Mõni paari suhe toimibki nii, et seal ei olegi seksi, aga neil on nagu muud tasandid, eks ju. Aga kõige tähtsam, mis on see, et ma olen õnnelik. Ma annan ühiskonda kordades rohkem tagasi, kui ma olen õnnelik. Mul on kerge, armastav suhe kodus. Ma olen terve, minu vaimne tervis on terve, ma suudan tööl olla produktiivne. Ma saan kordades rohkem anda kui siis, kui ma olen katki. Ma käin arstide vahet, mul on pidevalt on mingi stress, depressioon, ärevus, pinged. Ma ei ole produktiivne. No nii, uus faktikontroll. Kas ma nüüd olen õigesti aru saanud, et sa oled õnne maale tooja, aga õnne tood sa maale läbi seksi. No nii nagu see neegri suguharu, kes lubas valge mehe ära tappa läbi, tähendab, kas surm või kukinaki ja siis lõpuks, kui valge mees, mis kurat, terve see kari neegreid ja nii lööge maha ja siis oi, surm läbi kukinaki. Et ma pigem arvan, mis mina, Peeter, olen teinud ühiskonnas selle 8 aasta jooksul. Ma olen seksi normaliseerinud, see on elu imelisem osa, see on väga ilus, see on täiesti, see pole see, et naine peab hambad ristis seda ära taluma, vaid see on nagu mõlemale poolele, peab olema meeldiv, mitte see, et mees tuleb ja teeb midagi, aga see naisele ei sobi. Kas sina, Peeter, kujutad ette? Naine peab, kuidas see nüüd oli, naine peab hambad ristis ära kannama, ma tean nihuksi naisi, keda mees peab hambad ristis ära kannatama, ei jõua järgi joosta, naised on ju hullud ometigi. Tead, see seksuaalsus on hästi erinev, aga millele mina nagu rõhun läbi oma koolitust on see teadlikkus ja julgus magamistoas rääkida. Et me peame magamistoas rääkima, mis mulle sobib, kuidas mulle sobib, mida ma ootan, kuidas mulle meeldib. Väga paljud on need, et nad ütlevad, see on nagu nii piinlik on nendest asjadest rääkida. Aga meil ei ole ju ka tegelikult, nagu meil ei ole olnud ei kodus ega koolis võimalus nagu kuulda nendel teemadel. See on ikkagi olnud väga suureks tabuks ja see mõjutab meid. Aga minu arust nagu igaüks meist, nagu iga täiskasanud inimene, kes täna on lapsevanem või ta vastutab selle eest, kuidas tema suhtub seksi, ta annab ju selle edasi. Mina annan seda edasi, et see on väga ilus, see on väga loomulik, see on vastastikusel nagu lugupidamisel, see on vastastikusel nõusolekul ja me peame rääkima, see kommunikatsioon on kõige tähtsam. No nii, et sina siis õpetad eestlasi magamistoas rääkima. Jah. See on väga hea definitsioon. Korraks siin see mõttevälgatus ka enne, ühesõnaga, miks ei taha võib-olla väga paljud koolid, ametiasutused, hariduskeskkonnad, et need koolitused toimuks. Võib-olla selles suures ringis on sama nagu ravimitega, et muidu ei ole ju apteegidel ravimijärikatel mida müüa. Me oleme enne rääkinud kogemusnõustamisest ja nendest olukordadest. Mina pigem arvan, et ei ole nagu olukord selline, nagu ravimiturul, vaid pigem nii nagu sellel kogemusnõustamise turul, et üks MTÜ on võtnud kätte, selle niši kuidagi kavalalt ära täitnud ja ometi ei ole see amet kogemusnõustaja. See ei ole amet, mida võiks koolis õppida, saada diplomeeritud, aga nad ometi diplomeerivad ja ütlevad teistele, kes tahavad ka oma kogemusest rääkida, sina loll ole vait, sinul ei ole elukogemusi, ainult need, kes on meie juures koolis käinud, nendel on elukogemused. Ja, aga nii paljud õpetajad on ju ka käinud mul samamoodi minu koolitustel ja nad ütlevadki, et nad ei saa ette valmistust näiteks nendel teemadel rääkides, et kui me räägime seal näiteks ka mehe või naise füsioloogiast või me räägime mehe-naise anatoomiast, et minu taust on lihtsalt see, et ma olen õppinud Hiina meditsiini, ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna ja küll kehakultuuri teaduskond, aga samamoodi anatoomia, bioloogia, füsioloogia, seksuaaltervise alused, see on kõik mul ülikoolis omandatud ja lisaks, kui palju mul on teaduslikke artikleid
mustreid või lisaks, kui palju ma hoian kursis sellega, mis maailmas toimub. Et kuna mul on väiksest kas peale... maailmas toimub? Vabandust, ma lõikan vahele, aga kas maailmas toimub praegu maailmas midagi säärast, ja... millest mina veel mitte midagi vana ja rumal ei tea? Et lihtsalt nagu selles suhtes, et me aina rohkem me jõuame sinna, ka väga paljud arstid on jõudnud sinna, et see, mis meil toimub 2 kõrva vahel, see mõjutab tervet minu tervist. Ka minu ma ei tea, seksuaalset võimekust või seksuaalset sellist vastupidavust või näiteks kui palju meestel nagu on erektsiooniprobleeme või kui palju meestel on enneaegset seemnepursed. Ma seletan kõik need asjad koolitusel lahti ja nendel asjadel on olemas lahendused. Ja veel, mida ma teen ju terviseennetust. Ma räägin igale mehele, alates 15. eluaastast. Tuleb hakata kontrollima enda munandeid kord kuus. 15-35 viimastel aastatel on kasvanud munandite vähk. Kas meil koolis räägitakse? Kas teie 2 kontrollite iga kuu enda mune? Ikka aegalt tuleb katsuda, jah? Jaa. Kas sa teed seda teadlikult või lihtsalt sügad on ju? Need on 2 erinevat asja. Või kas või see pani nüüd küll mõtlema. või kas või see, et näiteks ka meestel esineb rinnavähk, et ka mehed peaksid oma rindasid kontrollima või see, et mees võiks 35 aasta vanuselt minna esimest korda üldse tervisekontrolli. Ehk tegelikult väga paljud on üllatunud, et kui nad tulevad minu koolitusele, 2 tundi on teooriat, kus ma räägin mehe tervisest, ma räägin naise tervisest, ma räägin paarisuhtest. Ma olen õppinud 1 aasta sellist sissejuhataval kursusel Kiira Järve juures baariterapeutide sissejuhatuse kursus, kus on kõik see peresüsteem, kõik need genogrammid, eks ju, kuidas me kordame oma vanemate mustreid. Ehk see info tegelikult 2 tundi. Sander võib öelda, see on tohutult suur maht. On. Ja teine osa sellest on alles praktika. Ja nad on ääretult üllatunud, et nad tulid justkui seksikoolitusele, aga nad lähevad ära ja nad saavad nagu sellise amploa teadmisi. Hulga rohkem teadmisi, jah? Hulga rohkem teadmisi. Asjad võib-olla, mida sa tegelikult tead, aga samas on see, sa ei oska neile mõelda. Jaa. Absoluutselt, aga mis oleks minusugusel, kel on võib-olla elada jäänud 200-300 kuud ainult veel? Mis sa sellisele õpetada suudaksid? Vaat ega mina ju sinu tausta ei tea, aga siiamaani ei ole küll ükski mees kurtnud, isegi kui ta tuleb koolitused, et ma tean ju kõike. Ja kui seal lõpus on tagasiside ring, siis nad kõik ütlevad, et isegi kui sa arvad, et sa kõike tead, siis alati on midagi, mis vajab meelde tuletamist, natukene värskendamist või ka siis hoopis uut nurka, kuidas läheneda. No see on nii kui näiteks nagu ravimtaimede raamatuga, et sa ikka aeg-ajalt pead üle vaatama ja meelde tuletama. Ja üks mees ütles niimoodi, et temal on olnud varem nagu tunne, et ta on nagu suur laev, eks ju, sellisel ulgumerel, aga ilma kompassita. Aga nüüd peale koolitust tal on tunne, et see kaart ja kompass on tal kaasas. Sa saad ju täiusliku kaart ja kompass on olemas, aga nüüd on vaja veel leida igatahes seltsimed naine. Nii et sellest koolitusest ei ole nagu kasu ainult sulle magamistoas, vaid see on, mida ma ilmselt propageerin ka, on selline holistiline maailm. Ehk kuidas sa enda mõtetega lood oma elu, kuidas sa ise võtad vastutuse enda elu eest, sest mida ma jagan ju enda elu. Sest ma ütlen, see on kõigil võimalik. Et see, kust mina olen alguse saanud, kust mina olen tulnud, kus on minu juured. Aga mul on olnud alati väga suur teadmine, kuhu mina elus tahan jõuda. Ja ma julgustan kõiki. Valima oma elu. Sul võib olla, Peeter, sul võib olla raha, sul võib olla positsioon, aga mida sa raha eest ei saa osta? Tervist ja sa ei saa osta elu. Sul peab olema teadlikkus selleks, et elada elusat elu. Muidugi. Epp, millal sa taipasid? Kas see oli lasteaias? Oli see põhikoolis? Oli see keskastme viimased klassid või ülikooli esimene kursus? Millal sa taipasid, et minust tuleb seksikoolitaja Epp Kärsin? Ma olen seda lugu nii palju rääkinud, aga minu ema ütleb, ma olin selline laps, et ma võisin olla mingi 4-5 aastane ja minu ema siis tollel ajal olid ju kolhoosid, eks ju, ta töötas seal Avangardi kolhoosis, ta oli agronoom
ja agrokeemik täpsemalt, eks ju, ja seal oli hästi palju, koloosis oli ju mehi ja kui mind sülle võeti, ma olin selline hästi imearmas, siis ma kõik mehed, kes mind sülle võtsid, ma tegin keelega, tõmbasin üle põse, ütles murimusi, on ju. Ehk ma alati nagu seltskonnas, kus ma olin, ma valisin alati nagu mehed, et mulle nagu kogu aeg, mulle meeldinud poistega rohkem koos mängida, ma olen kogu aeg nagu meeste seltskonnas olnud. Ja ma olin kuskil 10-aastane, kui Eestis ilmusid sellised raamatud nagu Kaunid valged laigud, Eesti esimene seksiraamat, Millest elab armastus. Need on mul kapsaks loetud. Ma ei jõudnud ära oodata, see teema oli minu jaoks nii huvitav ja mina mäletan ainult ühte. Kas ta oli äkki Välk Lootoses? Jah, just, see raamat ka veel, jah. Ja ma ka lugesin selle läbi, ja ma küsisin oma emalt nagu nii palju küsimusi, et on nagu tagantjärgi öelnud, et minul huvi selle maailma vastu, mis mehe naise vahel on ja see armastus ja need naudingud, see on nagu nii minu teema ja koolis ma ju lugesin teistele vahetunni ajal ette, kuidas asjad käivad. Ja kui ma hakkasin neid koolitustega, ma olen olemuselt siis selline toimetaja. Ma olen kogu aeg olnud selline. Et lähed poe taha, mis mehed, 6 õlut jälle näpus, kurat pudelid kõrvale, püksid maha. Ei, mitte seda, sellist asja. Sina Jüri teed. Ei, sellist asja ei ole mitte kunagi olnud. Aga mida ma olen nagu hästi palju alati jaganud, on see, et mul on meeldinud jagada neid naudinguid, mida mina olen kogenud. Ja siis ma olen tahtnud nagu, aga kuidas sinul on nagu oma sõbrannadega või sõpradega sellest rääkinud. Ja ma olen olnud ju terve elu ettevõtja, ma ei ole kunagi käinud palgatööl kellegi alluvuses, et ma oleksin kella 8-5 tööl. Ma teadsin juba 6-7-aastasena, et kelleks mina tahan saada. Ja aga ma ei teadnud ju, et see minu teekond on läbi seksuaalsete teemade. Aga kui ma hakkasin neid koolitusi tegema, siis kõik minu sõbrad, minu klassivennad ütlesid, aga kes siis veel, kui mitte sina, sest ma olen kogu aeg neid asju teinud. Aga kuidas elu on olnud, et kuna ma olen ettevõtja olnud, siis läbi ettevõtluse sa teed midagi, sul on tulnud takistus, üks takistus, teine, kolmas, aga elu ise lükkas mind sinna suunda. Ja nii kui ma alustasin nende koolitustega aastal 2015, 7. veebruar, mul ei ole olnud mitte ühtegi takistust. Välja arvatud siis mõned kibestunud inimesed, kes avaldavad arvamust väga negatiivsel viisil ja moel, aga see on vesi minu veskile, nii et ma teen seda, mida ma armastan ja ma teen seda kirega. See on alati niiviisi, et see on oluline. Ja see on oluline ja see on see, et kui ei oleks negatiivset tagasisidet, ei oleks selliseid ilkujaid, siis oleks midagi valesti. Ja, et mina neid... Jah, tegelikult on küll niimoodi, et kui siin kõik ainult kiidavad, siis sa pead tõsiselt mõtlema, et midagi on nagu väga valesti. Tõsiselt valesti. Ma naudin neid oma lugusid, mille eest ma saan kuskilt sõimata. Ja see läks kordagi, et ütleme, et see lööb ühiskonna nagu kuidagi elavlema, et see paneb arutlema mingitel teemadel ja need inimesed, kellel endal on seksuaalsed teemad nii lukus, ma ajan neid närvi. Sest see on tema sees tegelikult vaja. See trigerdab tal sees. See trigerdab teda sees. Ja näiteks ka minu hääl pidi olema selline, mis nagu ääretult äritab neid inimesi, kes on enda maailmas kuidagi nagu veitsa sellises keerulises kohas. Ühesõnaga saamata. Jah, ja seksuaalselt rahuldamata inimene, mees ja naine, me liikluses näeme neid, me näeme poemüüjatena, me näeme neid õpetajatena, me näeme neid töökaaslastena ja naistel on eriti, sa tead, kuidas sa enne näitasid nii hästi, kuidas me tunneme ära, kuidas on seksuaalselt naine rahuldamata. See piirkond naistel on seotud piirkonnaga, mis on all. Ja kui naine pole ammu saanud, ta on pingas, ta räägibki niimoodi. Nii, tule siia, istu, räägime. Aga kui naine on seksuaalselt rahuldatud, siis ta nägu on sellises kerguses, suu nurgad on üleval ja ta ongi armas ja malbe ja ta on sõbralik ja tore ja rõõmsameelne ja kerge. See lihtsalt kiirgab temast välja. No vaadates seda, ma ei ütle, millise naispoliitikuga ma viimati rääkisin. Jätame selle parem sinu vara laekasse. Jäägu see saladuseks. Aga ei, ma kõiki juuresolejaid lohutan, olukord jäi samaks. Seda on ka rõõm kuulda. Seda on rõõm kuulda. Tõesti rõõm, et niisuguses olukorrast saab kuidagi kiirelt ära põgeneda, kui sa pead selliste inimestega vestlema. Aga teema on see, et nagu me teame, et seks on läbi aegade olnud mingile seltskonnale tabu, mingile mitte, aga mis on võib-olla läbi aegade olnud inimese kõige suurem viga voodis, kui jätta kõrvale see, et lihtsalt kiiresti siuh-sjauh ära ja magama. Aga mis on võib-olla selline sellest järgmine kõige suurem viga, mis voodis tehakse? Ma arvan see, et me ei anna tagasisida.
et peaks suhtlema ikkagi. Me peaksime suhtlema ja sellepärast, et kui mees teeb midagi, näiteks mis sulle ei meeldi ja sa ei ütle talle, ta teeb järgmine kord täpselt samamoodi. Tundub loogiline, jah? Jaa, tundub loogiline. Ja nii ta on, et ega vestluses ainult, eks ole, kui ei ole juba niigi palju lähedust, et puhtast südamest rääkida ja ausalt kõike ära öelda, siis on sealt juba midagi järgnevat. Aga kas me oskame nagu alati nagu südame tasandil rääkida enamus inimesed, et nagu nad kardavad seda emotsionaalset lähedust, sellepärast, et siis on ju hirm haiget saamise ees. Ma korrutan seda nii palju, et armastus, ärge kartke armastust. Armastus ei tee teile haiget, armastus kasvatab teile tiivad, vaid armastuse puudus suhtes teeb haiget. Seda küll, aga meie minapilt kujuneb ju läbi teiste peegelduste. Läbi erinevate konfliktide, kõrvetada saamiste. Inimesed üldiselt ongi ääretult me kasvame ja siin ei ole midagi imeks panna, eriti tänasel päeval, kus inimesi on liiga palju, aga lähedasi suhteid on väga vähe. Sellepärast, et meil inimestel, meil ei ole õpetatud saama kontakti enda tunnete, enda emotsioonidega, me pigem nagu kui me haiget saame, me blokeerime ja me kasvatame sellised paksud seinad. Kui sinul on, Peeter, piirid paigas, siis sinuga on palju lihtsam suhelda. Ma tean täpselt, kus see piir jookseb, ma ei astu sealt mitte kunagi üle, sest sa oled näidanud, kus on sinu piir. Ja näiteks ma ei saa suhelda nende inimeste, kelle südamed on kinni, kes on nagu nii pildlikud ja nii argad nagu ja nad on nii tõrjuvad nagu. Nad ei oska vastu võtta. Ja näiteks minu sees on nii palju armastust, et kui ma nagu inimestega suhtlen, siis see kiirgab lihtsalt välja, sest see ongi minu olemuses. Ja mulle meeldib see kergus, mul ei ole sellist rasket tunnet või kui mul on tekkinud mingisugune konflikt, ma lasen hästi kiiresti oma kehasse läbi. Ma tahan kohe ära rääkida. Ma tahan kohe seda asja ära lahendada. Mulle ei meeldi mingid asju edasi lükata, et mingi asi lihtsalt iseenesest laheneb ära. Ja ma ei tea, kuidas paljudel on, aga ma ei tea, mul isiklikult on niiviisi, et kui on mingisugune konflikt lähedase inimesega, siis selline töö tegemise vibe kaob täiesti ära, null. Ja sa ei suuda keskenduda. Et selles mõttes, et see lahendamine on alati kõige parem. On. Toksilistest olukordadest tuleb eemale hoida. Just. Kui tahad teha tööd ja elada elu. Ja see, kui sa ennem ütlesid, Peeter, et me nagu läbi valusate kogemuste kasvama, see on täiesti õige, sest ka kõige lähedasem paarisuhe võib meile kõige rohkem haiget teha, aga see paneb meid kasvama, see paneb meid väärtustama, kes ma olen, miks ma olen sellises kohas, aga miks ta peegeldab mulle neid kohti? No jah, aga siin on jällegi selline, et Epp, sa ju tead seda vanasõna väga hästi, et sõbra perset ongi kõige lihtsam koorida, et ta ju usaldab, eks ole, sa ju vaenlase perset või võõra inimese perset koorima minna ei saa, ta ei usaldagi sind. Aga sellepärast need lähedvad suhted tekitavadki kõige rohkem valu. Ja, aga siin on ka see koht, eks, et kui sa oled usaldanud ja sinu usaldust on kuritarvitatud, et sa saad anda üks kord andeks, annad teine kord, aga kolmandat kord enam ei tule lihtsalt. Aga kui sa kogu aeg andestad, see näitabki, et sul ei ole piire. Miks sa lased endaga nii käituda? Sest kui sina ennast päriselt armastad ja väärtustad, siis sa ei lase endaga nii lihtsalt käituda. Hästi lihtne. Elu on nii lihtne. Inimesed elavad ta nii keeruliseks ja see on nii arusaamatu. Miks nad seda teevad? Miks? Kuidas siis on? Elu on nii lihtne. Leian ühe mehe. Küll ma järgmise saan. Tead, see ei ole niimoodi. Selleks, et kõigepealt üldsegi me ei saa otsida. Me ei saa otsida endale meest või me ei saa otsida endale naist. Me peame usaldama elu ja me peame olema ise endaga nii heas kohas, et see inimene tuleb meie ellu. Siis, kui sa kõige vähem oskad seda oodata, ka kõige rohkem võib-olla vajad. Et ma ei saa paari suhtesse minna see, et ma olen katki. Siis see suhe hakkab mind plaasterdama. Aga ma pean olema ise nii terviklik, et kui ma olen ka üksinda, ma olen õnnelik ja tasakaalus. Ja kui minu ellu tuleb kaaslane, siis see õnn lihtsalt nagu kordistub rohkemateks. Aga ma ei tohi kunagi olla nii, et ma kukun kokku, kui minu mees või naine kõrvalt ära läheb. Ma pean olema nagu templi sammas. Ma pean olema tugev, ma pean olema iseseisev, ma pean olema teadlik. Lihtsalt paariline peab olema täiustav. Täiustav just, et ta pigem nagu see paariline, kas ta toob sinust välja sinu parimad küljed, on ju paari suhted, mis toovad sinust välja, sa mõtled, vau, kui äge. Ja teine lõhub sind niimoodi ära, sa ei olegi oma varju poolega kunagi teadlik, et see on sinu sees olemas. Mõned paari suhted on lihtsalt nagu nii mürgised.
Nad iga päev lõhuvad nii vaimselt kui füüsiliselt teineteist, nagu milleks, seda ei ole vaja. Nii ta on. Ja. Sina siis õpetad Eesti naistele iseseisvust. Ma pigem, õpetad mitte ainult meestele, vaid meestele ka. Ürgema epp. No, sest see, mis ma kuulen, ma tunnen mõnda maausklikku naist ja sa räägid enam-vähem nagu nemad. Sellepärast, et me mehed ja naised, mida me kõik vajame, Peeter, elus? Mida me vajame? See on üks, mida me kõige rohkem vajame. On see armastus. Kedagi armastada ja et meid armastatakse. Aga kõik saab alguse sinust endast. Sa ei saa öelda mehele, et sa ei armasta mind. See tähendab seda, et sa ei armasta ise ennast. Ja kui sina hakkad ennast armastama, sa võtad vastu ennast sellisena, nagu sina oled. Ärge kunagi laske ennast kellelgi mõjutada või ütlen ausalt, ärge käige nende kaardimooride juures või ma ei tea, kus iganes, kes teeb pendlid, mida iganes. Me peaksime jõudma kõik sinna. Vaid tulge parem Eppuliide koolitusele. Ei, mitte see, nagu see minu koolitus muudab inimeste maailma selles suhtes nii palju, et nad saavad aru, et kõik vastused on minu sees olemas. Ma pean ennast rohkem usaldama. Kas sina, Peeter, usaldad ennast? Ma arvan küll, jah. Sina, Sander, usaldad ennast? Ma pigem arvan ka, et usaldan, jah. Ja, aga see tähendab seda, et sul on kontakt nagu iseendaga. Just. Kui mul ei ole kontakti iseendaga, siis ma vajan kogu aeg sellest välismaailmast midagi. Nendest pendli asjadest rääkides, võrdlust tuua, siis see on jah mingi väga teoreetiline sa tegelikult ei tea, et ta loeb ju tegelikult sind ennast ja annab sulle seda, mida sa tegelikult kuulda tahad. Aga ka siin konkreetselt sa lähed ja saad praktilisi ja teoreetilisi teadmisi. Kusjuures jah, vabandust, me nüüd mehed omavahel. Teeme nii, et Eppu ei ole ruumis. Siis, kui teda ei ole ruumis, me saame tõtta kohta rääkida. Ma arvasin, et Epp on mingit sorti pervert, laseb mingite kunstemmidega lasteaedu ringi, istub pooletoobised kõõrtsilmad, vaatavad, kuidas lava peal seksitakse, et see on mingi tsirkus või mingi säärane asi. Aga tead, praegu ma kuulan seda juttu ja kuule täitsa arukas naine on. No võt. Peetri maailmapilt on ka muutunud. Et see on nii huvitav. Vähemalt ei tee kurja kellelegi, sest need kristallide, pendli, ma rituaalide kohta nii päris ei ütle, sest seal on nii ja naa, aga üldiselt küll, et selliste talismanide ja pendlite petturid on ikka petis. No AliExpressist tulevad põhilised pendlid. Mida ma tahan öelda, on see, et me inimesed vajame usku. Ja kui mõni inimene usub, et võt see kristallikene, kui ma kannan seda endaga, et siis mul läheb kõik hästi, siis kõik lähebki hästi, aga mille pärast? 80% meie mõtlemisest saab alguse meie elu kvaliteet. Ja kui ma mõtlen positiivseid mõtteid, see on teaduslikult tehtud, siis meie keha nagu häälestub tegelikult parima, me hakkamegi nagu ilusamaid asju enda ümber nägema ja paremaid asju ja me tõmbame, me resoneerume nagu paremate inimestega, paremate elu kvaliteetsemate asjadega, asjadeks, aga lihtsalt me loome oma elu ise. Ehk ma tahan öelda seda veel kord, et meil on olemas nagu inimesi, kellel ei ole nii suur usk iseendasse, aga see kivi aitab teda ja ühel hetkel ta ütleb, aga mul ei ole vaja seda kivikest või seda pärlikeed, on ju. Ma tean, et ma saangi hakkama ka ilma nendeta, aga need on mingid esimesed sammud võib-olla, mida ta vajab selleks, et saada nagu kasvada tugevamaks. No jaa. Tegelikult on vist kuidas, sa õpetad inimestele asju, mida võiks kuskilt eneseabiõpikust või isegi mitte eneseabiõpikust, vaid ma olen suurte filosoofide raamatutest lugenud neid tõdesid ja et sisuliselt sa jagad ju täitsa tavalist õpet, aga sa oled kaval jällegi, sest sa teed seda läbi selle tee, mis inimesi huvitab. Seks. See, mis seksist. Lähme ka kuulame natuke. Ma ütlen sulle, Peeter, tegelikult. Eksistentsialistlik küsimus on inimestel ju suurim, eks ole. Seks on kõige olulisem ja selle tagajärg elu ja surm. Tead, kui huvitav, et sa oled üks esimesi, kes hammustas läbi selle teema. Inimesed tulevad seksi pärast kohale, aga see, mis seal ruumis tegelikult toimub, on väga suur tervenemine. Meestel omavahel,
naistel omavahel. Sest need lood, mida need naised ja mehed hakkavad jagama, kuna mina räägin nagu hästi autentselt, hästi siiralt, hästi ehedalt oma elust, oma kogemustest, siis nad jagavad enda lugusid ja siis keegi ütleb, mul on täpselt samamoodi. Nad saavad aru, et ma ei ole üksinda, kellel on sellised valusad kogemused ja ma võingi läbi selle teadlikkuse neid kohti endas hakata tervendama ja ma lasen vabaks ja ma saan luua sellise elu, nagu tegelikult ma soovin. Aga seks on lihtsalt see, miks nad kohale tulevad. See on lihtsalt boonuseks. Väga hea. Nii, aga lähme küsimuste juurde, mis inimesed on küsinud ja pärast seda meil on Peetrile ka üks väike üllatus, mis on siin laua peale rätiku alla valmis pandud. Peeter, hoia veel silmad kinni. Jah, ma enam-vähem aiman, aga ma ei tea, kas need on rinnad või kannikad, mis seal on. me jõuame selleni. Aga siin Instagramis on päris mitmed küsimusi ka, ma oppisin mõned välja. Küsitakse, et mis sa arvad spirituaalsetest teraapiatest, lähenemistest ja kas usud seda? Jällegi ma ütlen samamoodi, et kui te hakkate nende inimeste juurde minema, tehke taustuuring. Sest on väga palju spirituaalseid inimesi, kes ei tule puhtast kohast ja nad pigem teevad kahju kui kasu. Aga need samad spirituaalsed õpetajad või terapeudid, kes teevad seda tõesti siiralt ja väga ilusal moel, siis see võib olla inimesele väga suureks abiks. Aga kuidas üldse vahet teha? Ütleme, tavaline keskmine Tarmo näiteks Elvast on eluga pahuksis, jõuab kuskilt Google'ist reklaamini, näed, mina olen tervendaja Vello ja tule minu juurde. Kuidas ma saan teada, et ta on autentne? Need tõelised tervendajad ei pea ennast reklaamima. See on selge. Väga hea. Nii, küsitakse veel seda, et kas Epp on oma elu jooksul proovinud ka narkootilisi aineid? Jaa, ma olen seda teinud, aga ma olin kuskil, nüüd ma võin sellest rääkida, ma olin kuskil 16-17 aastane ja siis Eesti turul oli tulnud amfetamiin. Ja ma olen nüüd hiljem seda oma emale rääkinud, et kuidas sa ei saanud aru. Ma tulen koju, varem ma läksin magama, siis ma hakkasin toas mööblit ümber tõstma. Ema seda lihtsalt ei osanud, nagu sellest on möödas väga kaua aega ja ma sain väga kiiresti aru, et see ei ole minu tee, sellepärast et ka sellest minu enda sõprusseltskonnas, kes jäi kinni, kes hakkas ise diileriks, kes lihtsalt sõitis autoga vasta puud, eks ju, et neid lugusid on väga kurbasid ja mul on endal tütar ja ma olen talle hästi ausalt jaganud enda lugu, et see ei ole mingi lihtne asi, et kui sulle pakutakse, et siis sa tead, mis on nende ohud. Et ma olen nagu väga tänulik sellest, et ma tulin sellest niimoodi väga lihtsal moel välja. Nii et Epp, mis sa siis, kui ma nüüd väidan üht asja, siis ole hea ja kinnita või lükka ümber, eks ole, et see, mida kuri nõid katlas keedab, kuigi see võib-olla tundub ahvatlev, on ikkagi see sama kuri asi, mida kuri nõid on katlas keetnud. Et pigem nagu need noored ka, et see ei ole nii sama lihtne, et sa proovid, sa võid ükskord proovida, sa võidki jääda sinna, sa ei saagi oma elus orgi otsa, et pigem ma enda kogemus küll võin öelda, et pigem hoike nendest eemale. Ärge ajage ravimit segamini mõnuaine. Ja näiteks täna ma võin ka öelda, et alkoholi ma tarbin üliharva, üli vähe ja ma ei tunne vajadust sellele. Mul on nagu elu on niisama nii tore ja nii lõbus ja nii rõõmus, et ma ei pea selleks kuidagi ennast vabaks laskma läbi alkoholi. Mul on niisama ka. Siis küsib üks naine, et kas soovitad naistel magada paljude meestega, et voodielu osas kogemusi saada? Vastupidi, kui sa oled ühe partneriga koos, siis te peate pidevalt kogu aeg leiutama ja üllatama teineteist. Et kui sa tahad neid kogemusi, et sul on vaja erinevate partneritega, siis mina ei saa panna kätt ette, aga sinu enda hing peab see sellisema. Minul ei ole olnud mitte kunagi ühtegi ühe öö suhet. Ja mina endasse suhtun, et minu keha on minu hingetempel ja minu hing on lihtsalt nii ilus, et ta ei taha selliseid kogemusi. Kõlab loogilisena vägagi. Nii, küsitakse veel sellist asja, et kas Eppul on sõltuvusi ja milliseid? Jaa, mulle meeldib tantsida. See ei ole sõltuvus. Ma arvan, et see ei ole sõltuvus, aga sõltuvus, mulle meeldib sporti teha.
ja et see on nagu kindlasti üks osa, mulle meeldib väga rattaga sõita ja mulle meeldib tantsida. Et need on pigem, ja sõltuvus muidugi puudutused ja lähedus, see on nagu minu üks suurimaid ja ma tahan alati need siin ka Peetrit, ma olen selline hästi, kes kehakeelt räägib, et ma kogu aeg pean puudutama kuskil niimoodi, et see on pigem jah, et mulle meeldivad inimesed. Mina olen jälle absoluutselt vastupidi, keegi mind puudutama, kui ma olen pinges, seda on eemale. Ma olen täna siin mitu korda juba siis ma nagu vaikselt juba hakkan mõtlema, et räntaks ära, kurat, nii kaua, mis asja ta tahab must. Kas sul on täna see tunne olnud või? Ei ole. Aga ma üldiselt kirjeldan, kuidas ma ennast tunnen, kui inimesed tulevad mu juurde ja kukuvad mind ahistama. Ja just. Siis on üks küsimus Peetrile ka, et kirjutab, et sorry, pole küll Epul, aga Peetrile. Peeter, mis on kõige rõõm koht, kus sa oled vana inimeste asja teinud? Issand. Ma ei tea, milleks niisuguste asjadega, seal on ju teine osapool veel ja võib-olla tema ei taha, et niisuguseid asju räägitakse, aga et eks ole noor oldud, eks ole lollusi tehtud ja et eks ole vanem oldud ja pole ka palju targemaks saadud. Ikka põnevust, mis seal muud. Ma selle põnevuse pakkumise koha pealt tahtsin rääkida ikkagi selle loo, et jah, et ei, kui on ikka niisugune paar ja pikka aega koos ja siis tuleb põnevust pakkuda. Tead seda lugu küll, kui mees tõi jahipüssi voodisse, mõtles, teeb naisele üllatuse ja kõige õigemal hetkel vajutas siit toru aknast välja. Nüüd on üllatus sulle, vanamor. Lasin litaki ja vanamor kakas voodi täis ja mees lasi oma kõige parema härja maha. Nii see pere lahku läks ja laostuski. Tasub olla ettevaatlik. Nende rõvedate kohtadega, mida siin küsitakse. On küsijal aga ka suu. Ma tahaks vastu küsida, sa sööd ka sellega või? Ma ei tea, kas tema vastab, aga mina juba vastust teaks. Ei, suu on mul ropendamiseks. Ma söön vana lehma selle samusega. Järgmine küsimus on see, et kuidas voodist kauem vastu pidada? Igal mehel on olemas ejakulatsioonimehhanismid, mis hoiavad seda nagu seemnepursat tegelikult. Et üks supertehnika, mida ma tõesti soovitan, kui naine tuleb lingami koolitusele, see tagasiside 1-minutilisest mehest on võimalik teha mees, kes kestab voodis 15 minutit, pool tundi, tund aega. Seal on lihtsalt vaja saada kätte see tehnika ja see käib tegelikult niimoodi. Ehk siis põhimõtteliselt on see, et saatke oma naised koolitustele. Naise koolitusele saatma? Lingami koolitusele, jah. Et seda ma peensusteni õpetan naistele. Nii et kõik meeskuulajad kodulehekülg eppkarsin.com. Oi, Epp tegi reklaami ka. Ma just mõtlesin, et ma tõmban kogu su koolitusele kriipsu peale ja ütlen, kuulge, mehed, teate, mis on? Minge mesiniku juurde, keda te usaldate, teate, et soga ei müü. Ostke õietolmu, pange õietolm pisikesse pudelisse, piiritus sinna peale, jätke aknalauale 2 kuuks ja sihukest tungrauda teist ei ole olemas. Ärge otsige seda röga ja löga, mida jälle kurjad nõiad kokku keedavad kuskil pajas ja lõpuks on teil probleemid südame ja kõige muuga. Nii et loodus, lihtne asi. Aga kindlasti, kui nagu naine pakub mehele seda lingamimassaaži, siis ma ütlen ausalt mehed, et see, kui teie hakkate naist puudutama nendest imelistest naudingupunktidest ja kuidas naise seksuaalsus avardub ja avaneb ja iga seks on imelisem kui eelmine, sest lage naudingutel olemas ei ole. Selline tuim nagu seks, nagu mis on pornofilmis, see rikub naise tupetundlikkust kordades nagu, ütleme, mitte ta ei riku, vaid isegi ta muudab nagu tundetumaks. Aga kui me räägime hästi rahulikust, hästi mõtestatud seksuaalsetest naudingutest, siis see joonimassaaž avab tegelikult naisel kõik need naudingute kihid. Nii et mehed lähevad joonimassaaži koolitusele ja naised tulevad lingamile. Väga hea.
Küsib üks ilmselt noorem jälgija, et temal on pikemat aega pornosõltuvus, kuidas sellest lahti saada? Ainuke võimalus on see, et ära lihtsalt trüki seda pornosaiti sinna sisse. See on väga keeruline, sellepärast et ajudopamiini tase pidevalt kasvab. Ta vajab järjest rohkem suuremat kogust selleks, et erutuda ja hiljem tekib seal labiilsus, unetus, erektsiooniprobleemid, päris eluga see pole seotud. Ja mida nooremalt sa seda pornot oled vaadanud, seda suuremat kahju sa võid ise endale teha. Mis kõige suurem kahju võib olla? No lihtsalt on ühel hetkel erektsiooniprobleemid, sul lihtsalt ongi isegi nii, ei... Tavaelu ei eruta enam, jah? Jah. Vägev. Nii, küsitakse veel, et kui vanalt on võimalik tulla EPPO koolitusele? Ma siin küsiks ka, et tegelikult sa koolitusel rääkisid ka, kes on sul kõige noorem olnud ja kes on kõige vanem, aga võid siin ka noortele, ütleme, ma soovitan alustada tegelikult sellest noorte teadliku seksuaalhariduse loengust ja seal on juba vanusest 13-14 saavad tulla ja on olnud ka emasid, isasid, kes käivad oma poegade ja tütardega niimoodi, et kõige noorem osalenud on tõesti 12-aastane. Aga see 12-aastane poiss ütles, et tema jaoks seda infot oli korraga liiga palju, et peale teooriat juba tal pea valutus. Et pigem ikkagi mingi suhe võiks juba... jõudis ikkagi, aga see nagu ei kõneta, sellepärast, et tal ei ole veel seda kogemust endal olemas, eks ju. Et pigem nagu 15-16 oleks selline hea vanus tulla. Nii, ja siis küsitakse veel, et kuidas tuua suhtesse tagasi sära, rõõm ja lülikad, kui peale laste sündi on elu muutunud väga igapäevaseks ja rutiinseks. Kas selline ongi päris elu? Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Kui on väikesed lapsed, siis naiste seksuaalsus võib ennast täiesti kokku pakkida. Eriti siis, kui lastel on seal uneprobleemid, et naine ei saa ennast öösel välja puhata. Ja mis on esimene asi, kui naine on üleväsinud ja unetunde pole täis magatud? See on teaduslik uuring. Ta lükkab mehe ja seksi oma elust välja. Aga nii, kui mees hakkaks rohkem panustama, läheb ise öösel, kustutab lapse magama, paneb mähku, teeb piima soojaks, eks ju. Naine magab oma unetunnid täis, siis ta suure tõenäosusega võtab mehe tagasi. Ja kui lapsed kasvavad juba nii palju natuke suuremaks, et neid saaks jätta oma vanemate juurde, siis vähemalt kord kuus võiks olla see romantiline nädalavahetus reedest pühapäevani, kus te pole lapsevanemad, vaid te olete armastajad. Ja siis te räägitegi, kallis, mis on minu ideaalne eelmäng, mis on see, mida sa sooviksid kogeda, missugused seksuaalfantaasiad sul on ja et me julgeksime nendest asjadest tõesti väga avalikult rääkida teineteisega. Nii, ja siis küsitakse veel sellist asja, et kui palju naine päriselt meest mõjutab? Öeldakse, et väga eduka mehe kõrval on väga tark ja teadlik naine. Mehed võib-olla vajavad rohkem seda, et naine usuks neisse, rohkem teda tunnustaks, annaks positiivset tagasisidet ja see tõstab meest. Naine võib teha printsist kerjuse või kerjusest printsi. Väga hea vastus. Ja siis veel võtame viimase küsimuse. Küsijaks on Kaspar, kirjutab, et luban oma nime avaldada. Minul selline mure, et enda arust teen ja olen väga palju naisele toeks majapidemises, finantsiliselt, samuti on meil ühine vara ja mitu erinevat projekti, aga naine pidevalt ütleb, et ma ei tee piisavalt ja tahab ainult rohkem. Samas ma kõrvalt näen, et ta üldse ei panusta, käib ja pidutseb, aga samas mina olen see paha lammas. Mida ma tegema peaksin? Ma ei tea, seal on natuke võib-olla see suhte tasakaal on paigast ära, aga mis sellisel suhtel, no see näitabki, et üks panustab liiga palju. Üks pidutseb ainult ja teine, aga seal on see tasakaal paigast ära läinud, et pigem on nagu see Kasparil, ma soovitan tõesti ausalt rääkida, kuidas tema ennast tunneb. Võib-olla naine ei märkagi seda ja Kaspar on ise tagasihoidlik oma soovidega, ta ei väljenda seda, ta lihtsalt kannatab ära, nagu üks Eesti mees on, hambad ristis kannatab ära. Aga võib-olla on ka see, et neil on lihtsalt nii erinevad armastuse keeled ja võib-olla neil on nii erinevad elu põhiväärtused. Ja tegelikult sobigi kokku. Ja tegelikult ei sobigi kokku, et palun mõelge selle peale, kui te olete täna suhtes, et kas see mees või naine, keda ma vaatan, kas ma valiksin ta iga päev uuesti? Kui ma teda vaatan, kas ma tahan olla tema läheduses, kas ma tahaksin temaga koos vaba aega veeta, kas tema intellektuaalne tasand, kas tema emotsionaalne tasand, kas tema füüsiline, tema lõhn, tema maitse, tema puudutus, ta peab mulle sobima kõikides kihtides, ärge tehke kompromisse, meil on üks elu antud, ärge raisake seda mõttetute ja poolkõvade suhete peale. Väga kenasti oskad Sepp rääkida. Mina oleksin Kasparile, ma ei tea, kas ta noor või vana inimene, oleks ta minu sõber olnud, ma oleks
ma oleks öelnud... No kui ta kirjutab, et tal on 2 last, siis tõenäoliselt on ikkagi maru 30-ndates. 30-ndates mina oleks küll oma sõbrale öelnud, kuule, sõber, vaata, mine ütle vanamorile, see kepp nõnda ei kõnni mitte. Aga sa suutsid nii palju ilusaid lauseid teha. Nii, aga ma arvan, küsimustega siin võime joone alla tõmmata ka, et eks siin hästi palju kordusid ei ole mõtet kordama hakata, aga lähme siis äkki nüüd selle kõige olulisema osa juurde, mida Peeter on siin hommikust saati oodanud. Ta teab, et midagi põnevat on olemas. Midagi te lubasite minuga teha, aga mis see on? Nüüd sealt pool siga kaasa toonud. See ei ole siga, vaid see on mulaaž, mille peal ma siis teen koolitusi. Ja minu koolitustel ei ole kunagi keegi paljas, ei ükski mees ega ükski naine, et ma kasutan selleks mulaaže. Ja rinnad, naise rinnad on ühed tähtsamad selleks, et jätamegi ta niimoodi siis. Okei, nii et rinnad on siin, ei olegi olnud, ma vaatan, kas karteri tuulutus on ikka paigas. Ei näe seda, aga... Nii, et näiteks naise rinnad on see, mis vajab hästi õrna puudutust. Et on mehi, kes lihtsalt nagu rabavad, eks ju, nagu rabavad või siis midagi teevad ja siis küsivad, hakkab juba hea, eks ju. Selle peale ei hakka ühelgi naisel hea. Ja kui näiteks naine ütleb mehele, et tead kallis, et mul ei ole üldse seksisu, siis kallid mehed, alustage rinnamassaažist. Või teiseks, nagu mõelge, kui palju te iga päev suudlete oma kaaslasega. Ma olen seda rääkinud aastaid. Suudlemine on nii intiimne. Ja kui me nagu teisest oleme emotsionaalselt kaugenenud, siis me ei suudle enam. Aga kui me suudleme, see hoiab meie intiimset lähedust. Ja kui me teeme nüüd rinnamassaaži, siis rinnad tähendab seda, et me esimesena nibusid ei kruti. Ideaalne selleks on loomulikult meie kookosõli, see on tänaseks, ma arvan, 6000 tonni ma olen müünud seda ja see on tunnustatud Eesti Allergialiidu poolt, ta ei tekita allergiat ja on naisi, kes on öelnud, et libestites nende mikrofloora muutub ja tekivad seal igasugused probleemid, siis meie kookosõli on tõesti selline super, nii et epkärsin.com kodulehelt pealt saad seda osta, nii et võta siit kookosõli ja hakka tegema rinnamassaaži nii, nagu sa päriselt seda teeksid. Nii kleepuvaid tisse ei ole ma varem küll kunagi katsunud. Millest see tehtud? Ta on silikoni mingisugune variant. Ossa issand, vaadake, kuidas kleepub. Kas ma saan kaamerasse näidata või? Aga kui ta on kookosõliga... Aga see pole nüüd kõige olulisem, eks ole, et toodi tissid lauale, kukub kohe näperdama. Et kuidas oleks siis ideaalne rinnamassaaž naisele? Rinnamassaaž avab naise südame. Jaa. Nii, ossa jummal, kui palju seda võtma siit peab? No vist natukene rohkem. Nii, määrib käed täitsa ära. Niimoodi kuidagi peaks see asi käima. Ma arvan. Aga sa võiksid veel aeglasemalt teha. Okei, veel aeglasemalt. Ja siis nagu erinevaid asju. Jaa. Vahepeal pigistada ja... No see pigistamine lõpus, kusjuures näiteks kui naine on väga erutunud ja siis sa nagu pigistad tugevamalt või nipust nagu krutid, et siis on nagu hea. Aga kui sa esimese asjana kohe nagu nipust krutima hakkad, siis enamus naised, see on nagu tunnet emotsioonid, et see pigem nagu tõmbab piduri peale. Et sa pead nagu teda niimoodi meelitama, hästi nagu sensuaalselt ja malbelt ja niimoodi... Mõõdasakesi ja siis tegema erinevaid liigutusi ja mitte vasakult paremale ainult, vaid paremalt vasakule ka. Kumb on parem, kas päripäeva või vastupäeva? Rindade puhul see pole oluline, aga kõhuringidel, näiteks kui me teeme kõhuringe, siis pigem soovitakse rohkem nagu päripäeva teha. Okei. Mina muidugi tean seda, et kõik, mis pöörleb päripäeva, see annab lisa Eesti rahva usundis. Ja see, mis pöörleb vastupäeva, see vähendab. Nii et kui sa tahad, et sul naisel oleks suuremad rinnad, siis rahvausundi põhjal peaks nagu olema päripäeva, eks ole, mudima neid. Ja kui sa tahad, et rinnad jääksid väiksemaks või hoopis ära kaoksid naisel, vahel võib ju tahta. Sa ei tea ju, kas su abikaasa tahab sulle head. Võib-olla ta ei tahagi head sulle enam. Tahab, et sul rinnad üldse ära kaoksid, siis olge naised hästi ettevaatlikud, vastu päeva hakkavad mudima, siis te teate, et teie rinnad hakkavad kaduma. Aga võin näidata nagu rinnamassaaži, et see, kui teie külalised... Kuidas sina teed rinnamassaaži? Ma olen seda hästi avalikult jaganud, et ma ei saaks olla koolitaja, kui mul ei oleks olnud nagu kogemusi, et mul on olnud nii naistega kogemusi kui ka meestega, et
et naiste rinnad, on olnud naisi, kes ütlevad, ei rinnad, et need ei ole üldse nagu tundlikud, aga väga suur osa ongi sellest, et kuidas sa seda rinnamassaasid, et parem on, eks ju, kui kõik sõrmused tehtud on ära võetud, eks ju, ja käed peavad alati soojad olema, et külmade kätega me ei puuduta naist ja meest täpselt samamoodi. Et kui siis alustades me võiksime lihtsalt nagu ringe teha ja see aegluse hästi kohalolekuga, et ei kiirusta ja mida pikemalt ja rahulikumalt te teete, seda suurem erutus naisele tekib. Aga kui naine on solvunud või pettunud ja emotsionaalselt kaugenenud, ega siis ta ei taha väga, et tema rindesid puudutatakse. Nii et me nagu kõik see nibude piirkond ja kõik see ümberringimised, kõik see rinnaesine, et me naudime ise, mida me teeme. Ja kui mees näiteks rinnamassaaži teeb liiga nagu äkiliselt või tugevalt, siis päriselt naine läheb pigem lukku. Nii et need puudutused on pigem aeg klubis. Ja kõik see 4 sõrme niputehnika. Ja koolitusel ma tõesti peensusteni näitan ette. Nüüd ma olen hakanud ka meestele näitama suuseksi positsioone. Sellepärast, et suuseks kombineerida joonimassaažiga on ikkagi nagu täielik ulme. Nii et jah, et see malbus ja rahulikkus, et ärge kiirustage, et võtke aega armatsemiseks. Armatsemine on kunst. Epp, sa oled nii emalik ja mõnus, mulle tundub, ja naised, tehke ka oma mehele rinnamassaaži, sest ka meeste rinnad on väga-väga tundlikud. Arvad? Jah. Ja ka peopesa sees, kui te lihtsalt niimoodi mängite, et siin on nagu nii palju, siin on sadu erinevaid positsioone, mida teha. Nii. No, näed, kus oli õppida. No võt, näed, jälle targem. Nii et... Nüüd saad selle käed just kokku võrda. Nüüd ma määrin selle juustesse, sellepärast, et ega siis meil on siin head kraami sa raisklasta. Meil on siin tead kokkuhoid, eks ole. Monteerijad on lahti lastud, kõik need arvutikutid, need, kes istuvad rasvane pats peas, õnneks tulid siia, oli kaasas sul määred. Nüüd me lõpetame podcasti ära, ma määrin oma juuksed õliga kokku, lähen istun arvuti taha ja hakkan IT-spetsialisti mängima. Said siia kuivatada, aga tead see undruku sabasse võib, kas see ongi nii, et kõik, mis naisest jääb, võib naisele undruku saba külge pühkida? Tegelikult on see, et me võime jätta selle kookosõli kõik käe ja naha peale, siis ta on hästi sügavalt niisutav. Ja ma just seda mõtlesin, ma hea meelega kohe tuli nüüd ära määrida käte pealt ja ma oleks kohe käinud. Ja vaata, ta on kookosõli, aga ta ei lõhna. Ta on täiesti lõhnatu, ta on täiesti neutraalne. Kus selles on, jah, kus sa siukest saad? Sellepärast, et see on... Ülejäänud haisevad. Ja, aga see on hästi eriline, isegi kaubanduskeskustest. No see, kust mina seda kookosõli saan. No, see on saladus ja sellepärast, et see on lihtsalt imeline. Need, kes on võtnud selle magamistuppa kasutusele, nad ei taha enam mitte ühtegi muud. See on lihtsalt supertoode. See sobib pealaast arbotsteni ja tõesti igasse kohta. Väga äge. Nii et need on kingituseks, ma ei tea nüüd seda, ma võtsin ka ise siit, äkki ma peaksin uue purgi tooma, et Sander, sinul on kookosõli. Mul on olemas, jah. Ja siis on see purk sulle. Oi, aitäh. Jah. Nii et... Pane valmis, kõik. Küll sa tead. Nii et Peeter, ma saan aru, et sinuga me kohtume siis minu koolitusel. Jaa, ma lähen koju, mõtlen järele, mis vanainimesel veel seksist on arusaamatuks jäänud. Mõtlen järele, millist, sest seks ei ole lihtsalt seks, seks on ka osa elufilosoofiast. Jah, muidugi, ongi. Kristlus õpetab väärastunud seksi mehe ja naise vahel, kes peavad sünnist surmani koos elama, piinlema ja üksteist piinama. Loodusrahvad näevad seda asja teistmoodi, on hoopis teistsuguseid uskusid, mis kinnitavad, et võib omada mitut naist või ka meest. Mitut meest. Ei ole üldse vähe neid riike, kus on naisi lubatud. Vähe ja naised valivadki endale mitu. Isegi vist, mis siin rekordid, kuni 12 meest. Täiesti, ikka... Et ma arvan, et see seks on võib-olla natuke liiga palju ületähtsustatud, eks ju, et see seks, kui me
teeme seda vastastikusel kokkuleppel, et on ju ka mehi-naisi, nad elavad koos, aga nad on leppinudki kokku, et me oleme pikas argipäevas olnud, pikk paarisuhe on selja taha, aga me tahame mingit värskust. Võib-olla võtame teise paari juurde või võib-olla me jagame ja ongi paare, kelle suhe toimib niimoodi, aga teised on hästi monogaamsed, mõned on hästi nagu jagavad, polügaamsed, eks ju. Ja mida ma tahan öelda, et lihtsalt kõige olulisem on see, et sinu hing eliseks sees, et sul oleks kergus, rõõm, elulust, et sa naudiksid elamist, sa naudiksid inimeseks olemist ja seksuaalsus, vaimsus, materiaalsus. Need on kõik omavahel seotud. Et mida julgemad me oleme seksuaalsed naudingud kogema, seda julgemalt me julgeme oma elu elada. Surres ei võida see, kellel on kõige rohkem mammonad kokku kohmatud, vaid suures võidab see, kes on elanud elusat elu täis naudingute rohkusega. Jaa, mina ka õppisin siit natukene EPU koolitusest täna. Jaa, ma arvan, et võiksime isegi teha mingisuguse võsavinkli episoodi. Mõtleme välja. Mõtleme välja. Teeme midagi. Suvi on tulemas. Seksis ma vist väga palju targemaks küll ei saanud, aga kõik need elu põhitõed, et usalda ennast, ole julge tegutsema, ära lõhu oma hinge, ära lase seda teistel lõhkuda. Need tõed me kordasime üle siin. Absoluutselt. Nii et seks tuleb välja, jäigi väga kõrvaliseks teemaks, kuigi me juba väga pikka aega oleme siin raha lugenud ja seda samusti silitad. Väga hea. Ja üks fakt, kas sina tead, Peeter, kes oli esimene Aadama naine? Esimene Aadama naine? Ei olnud Eeva. Ja ei, ma tean küll, see on piiblit, ma enam ei mäleta, ma seda nii ammu aga seda lugenud. Piiblis ei olegi. Ei olegi. Jah, et ma olen sellest kuulnud, Eeva ei olnud esimene, fakti ma tean, aga rohkem mitte mind kristluse juurit, mind võõraste rahvaste usunduse juurita. Et see naine, selle molaaži nimi on Lilit, sest Lilit armastas seksi ja naudinguid ja oskas seda väga väärtustada. Aga Aadam ei olnud tol hetkel sellises kohas, et sellest kõigest aru saada. Võt, väga selge. Tahad sa midagi veel lõpetuseks öelda? Mul oli väga lahe teiega. Tänan kuulajaid või kes siis nagu neid küsimusi esitasid. Et mina alati tahan öelda lõpetuseks seda, et mina ei ole seksiekspert ja ma ei pretendeeri üldse ka absoluutsele tõele, vaid ma jagan seda maailma, mis mind on naisena teinud ääretult õnnelikuks. Selle lühikese vestluse jooksul on minul kujunenud sinust arvamus. Ikka kujuneb, nii ilmselt sinul minust ka. Aga mina julgen nüüd täna sinu koolitusi soovitada. Ma olen enam kui kindel, et sa ei räägi seal lollusi. vaid et sa ei õpeta mingisugust jama, et sa ei pane inimesi käituma kuidagi ebaloomulikult. Ja see, millest sa tegelikult räägid, me selle sisuni jõudsime siin üsna alguses, see on ju lihtsalt elutõdede ülekordamine, mis kipuvad inimestel sageli eluvirvarris meelest minema. Pigem ma tuletan inimestele meelde nende algkoodi, nende algolemust, et julgega olla need, kes te päriselt olete ilma maskideta. Jah, teadusnõukoja liikmed, ärge kartke EPU, ta ei võta teilt seda vaktsiiniäri üle, see jääb teile koos põhja kõrbenud külmlaoga. Ja üles soojenenud põrandaga. Võib-olla veel lõpetuseks päris lõppu meestele, naistele, mäletan koolitusel sa tegid päris hea sellise repliigi, et kuidas siis peaks naine minema võib-olla mehe juurde, kui ta tahab, et võetaks nädalalõpus näiteks aeg, et kuidas laste äratoomine, et võid Peetri pealt näidata ka ja siis sellega ma arvan hea joon alla tõmmata. Mul on käed muidugi rasvased, juuksed ka, aga ma olen alati valmis. Kõige lihtsam, et mees sind kuulaks. Ütleme 98% juhtudel, see kindlasti töötab. Mul ei ole mõtet talle lihtsalt midagi öelda kuskil kauguses, vaid ma lähen, kas ma võin sind puudutada nüüd teadlikult, eks ju? Võid. Kusjuures juba sinu jutu alguses tunnen ma ise ennast ära. Mul on oma mõtteid 1000 tükki, ma jõuan neidki ära mõelda
Siis on veel mingisugused töised mured, äkki on veel mingeid muresid, ühesõnaga mul on tegemist nii palju, et keegi võib, ma võin isegi otsa vaadata inimesele ja tegelikult ma ei kuulnudki, mis ta ütles. Et näiteks kas või selline asi, et kui ma soovin näiteks mehega minna nädalavahetust koos veetma, et siis mul ei ole mõtet öelda, kas sul on sõpradega mingi golfimäng või sa pead ema juurde minema maale midagi aitama, et mul ei ole mõtet sellega, vaid meestega tuleb suhelda, lihtlaused ja üks asi korraga, et ta võtaks selle info. See on lihtne loom. Jaa, aga see on nii huvitav, et naised alati heidavad meestele ette, et mees ei mäleta. Aga kui palju on ka neid naisi, kes tegelikult ei mäleta? Me ei ole kohal, me peame olema kohal. Ja kui ma hakkan nüüd mehele rääkima, siis ma puudutangi teda, ma vaatan talle silma, ma küsin käest kallis. Kas sul oleks võimalik reedel varem töölt ära tulla? No vaat, see küll mõjuks päris tõsiselt. Et mul on mõte, et ma võtsin meile piletid, et käiksime Pärnus teatris ja ma panin hotelli kinni selle, mäletad see Frost Boutique hotell, kus me viimane kord olime? See imearmas hotell. Kujutad ette. Ja see tõesti mõjuks. Ja nüüd ma küsin, kallis, mis ma palusin? Mis kell sa saaksid reedel ära tulla? See on ju alatu, sa ju üritad mehel praegu see lohku tõmmata, sunnitad töölt ära tulema ainult selle oma lõbu. Aga meest peab raha teenima ju. Kallis, tead, see teeks sulle head, sest sa oled nii palju tööd teinud. Et ma võtaksin selle aja meie jaoks. Ma teeksin sulle massaaži, käiksime koos vannis ja käiksime söömas ja... Ai, kas sa jumal, see mõjuks küll ju on ju. Muidugi mõjub. Aga vaat see ongi see koht, kas me võtame iseenesest oma kaaslast, iseenesest mõistetavalt või me oleme tema jaoks kohal ja me päriselt tahame temaga koos olla, temaga koos aega veeta. Vaat nüüd ma soovitan inimestel isegi veel tungivamalt tulla EPU-koolitustele. Jah, mida kõike sealt veel teada saab? Eks mul ole elus ka üht-teist kogemust ja vähe küll, nagu öeldakse, aga vaata sellist naist, kes niimoodi käitub, ma tõsiselt kuulaks. No võt, näed, kõik Eesti naised, kõik Eesti ja mehed. Ma ei saa öelda, et kõik naised sellised ei ole, aga harva leiab. Nii et Epp sa ajad õiget asja. Vaat see ongi see, et kuna ma jagan enda elu, siis mõtlengi, et see sama teadlikkus, et ma olen ikkagi selle mehega koos, kellega ma soovin koos olla. Sest kui see mees mulle ei meeldi, siis ma võingi nõme olla, aga ma ei taha olla nõme. Ma tahan elada kerguses ja armastuses. Vot nii. Vau. Peeter on muudetud mees. Ja ainult pooleks tunniks, sest kohe saabub elurutiin, mis murrab mind jälle maha, kus ma pean jälle minema konfliktidesse ja ma muutun samasuguseks tõredaks, kurja iseloomuga, salakavalaks, vastikuks, vanameheks. Tead, mina tahaks lõpetada seda nii, et pigem suhtu ellu nii. Ma lähen siit kerguses, minul on ainult ägedad kogemused, ainult ägedad inimesed, sest kui sa häälestud juba negatiivsele, siis sa juba tõmbad eos selle endale. Keskendu ainult positiivsele ja sa saad seda. Ma keskendun positiivsusele, aga ma tean, et seda ei saa ilma võitluseta. Nii et ja. Mul oli teiega ääretult tore. Samad sõnad. Aitäh sulle, Epp, et tulid. Aitäh. Ja kohtumiseni järgmisel nädalal.